tere! Teeme multifilme, teeme lühifilme, teeme reklaame ja teeme muusikavideosid. Ja siis, kui saabub kätte õhtu, siis on kõik filmid valmis tehtud, siis algab suur Oscar gala, nii nagu kord ja kohus. Siis selle ekraani pealt me hakkame teie filme vaatama. Te saate ise jääda filmilindile siis, kui soovite, et saate võib-olla pärast ennast ise vaadata ekraani pealt, kui te soovite olla kaamera taga ja teha hoopis sellist kaameramehe või režissööri tööd, siis te saate seda ka teha, kui soovite. Ja tegelikult kõige tähtsam ongi see, et tänase päeva jooksul kindlasti saaksite oma linateosed kenasti valmis. Õhtul me tuleme siia ühel hetkel tagasi, vaatame filmid ära ja parimatele anname kindlasti Oscarid kätte. Ei pea üksi tegema, me teeme tiimid. Meil on vaja kokku saada 10 tiimi. 7 loeb. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 1, valige siit teema. Jätke kindlasti meelde, kes number 1 olite. Teie olete üks tiim, eks ole ju? Kas teil on see lühikene lugu juba nagu natukene vormunud peas või nagu mingi idee on juba olemas, mida tahaks teha, kes mida mängib, mingit rolli või midagi sellist on juba tekkinud, siis on väga hea. Siis sealt saab edasi kohe nagu aidata teha, eks ole. Hea oleks, kui meil oleks alguses ikkagi teada see nagu käekiri, et kuidas me hakkame siis nagu üles võtma näiteks järjest 1, 2, 3 niimoodi, et selle peaks lahti kirjutama ja mõtlema, et pigem laski nagu rahus niimoodi asjal minna, et nagu unenäos on samamoodi, et tulevad mõtted ise. Kui on teema lühifilm, eks ole, siis te peate hakkama mõtlema, mida teha. On ka variant, et me ütleme ette, et kui te väga tahate, et me ütleme, et te peate tegema nüüd midagi siukest, eks ole. Aga me proovime esialgu nii, et me ei sea piire, te võite ise välja mõelda, mida te teha tahate. Üks asi on see, et kui te nagu kokkuleppele ei saa, siis Lauri enne ütles, et tema toob mingi laulu. Küll mis on õigupoolest, ma arvan ka, et te saate, eks ole. Ja kui see laul, ma ei tea. Kõigepealt saame vahendid valmis, teritame pliiatsid ära. On teil olemas idee või? Jaa, aga me ei tea, mis sealt edasi läheb. No, aga rääkige ära, mis see olla võiks. Räägis jah. Okei. Orav jookseb näiteks riba seest ära, läheb puu otsa ja näiteks veel ei ole mõteldud. Mõelge selle peale, te võite alati mõelda selle peale ka, et multikategelased ei pea tegema neid asju, mida nad reaalses elus teevad. Ehk siis kui teil on orav, siis ta võib ka vabalt näiteks ujuda. Või kui teil on näiteks rebane, kes võib lennata. Ei, oota, oma toas me ei tutvusta laagri tegemisi. Oma toas me oleme lihtsalt mingi istunud kõik oma koha peal, mingi telekas mängib, värgid, särgid on ja üks toimetab ühes kohas, teised Külmkapi kallal, jah. Üks on akna peal. Oota, siis... Meie teeme reklaami siis Geenil S-ile, kus kõigepealt on aken, akna peal on näha folki kleepsu, las aken visatakse katki ja siis kleeps vahetatakse välja Geenil S-i kleepsu vastu ja järgmisel päeval, kui visatakse kivi uuesti selle sama akna pihta, siis see kivi põrkab lihtsalt tagasi. Ma annan teile liikmeid ja kõike, mida te oskate. Ja siis veel asju siia juurde. Tänav nagu selline. Teeme tänava siia, kus on 2 maja. Panin tähele, et paar head operaatorit on. Sellised, kes tunnevad hästi kaamerat ja võivad juba täitsa vabalt minna tööstusesse suuremaid tükke tegema, aga režissööridega natuke nigel, et sellised produtsendid nagu domineerivad rohkem. Produtsendid on esirinnas, et neid on nagu rohkem. Kõik on esialgu produtsendid. Nüüd me peame nagu lahutama terad sõkaldest, ehk saame mõned näitlejatest ka nendest, siis nii ta kujuneb. Alguses on kõik produtsendid. Kõik on loomult sünni poolest produtsendid. Siin on rekinupp, on ju. Rek tähendab siis salvestusnupp.
kui on see roheline kiri stand-by, siis ta ei salvesta, kui on punane kiri rek, siis salvestab. See on detailplaan. Silmad. Vaata. Väga tähenduslik. Silmad tähenduslik. See on... Jah. siis, kui kool läheb põlema? Ma ei tea. On su käes või? Juku, vahelaps sa pole kodus üldse õppinud, sa saad 2. Tore. Ma ütlen 1, 2, 3 ja siis kui sa inimene kukub kõllu... Ei, kuidas ta peab kui seda? Kui inimene kukub... Mis sa siis teed ja siis... Jaa, siis tuleb. Juku, mida sa teed siis, kui inimene kukub kõllu? Vabandust, et ma tundi hilinesin. Istu kohale. Ma ei tea, ma lihtsalt tulin siia, siis mingi pandi siia. Okei, start. See mulle öeldi, mida ma pean tegema, ma ei tea midagi. Nüüd sinu küsimus, on jah? meeldib filmi teha või? Jaa. Alfred, sa tuled sisse. Ära mitte. Aga kus me filmime? Osa on siin, osa on seal. Pariliteris ja seal diskopildi juures. Laseme siin. On väga hea. Asi on väga selge, väga mõnus on niimoodi. Olen nagu üks väikene nipikas, väike nipikene. Muusikat teha, et stopp. Ja siis esimene on see. See läheb, jah? Jah, see läheb. Niimoodi. Siis tagasi nüüd. Tegelikult võtame äkki selle. Mis te arvate? Minge. No, ütleme, et just näiteringis ei käi, aga kohe siis tuleb välja küll. Alguses tundus raske, natuke vabistasin, aga nüüd tundub suht kerge. Kuule, sina tuled nii. Filmivõtetesse ma tulen! Neid asju ei saa eest ära. Tule! Filmivõtetesse ma tulen! Läks! No nagu hüppe ees. Ütleme, et tase ei ole muutunud viimase 20 aastat. Tiitrid on juba tehtud, ega ennem ei tea, esilinastusel on. Mitu klahvi on standardsel korel? Vingerdas kui palju on? Ma annan teile naised. Ei. 88, väga tubli, 88 muidugi. Kes teie olete? Mina olen Jorro ja ma ei tea, kes tema on väga, kes ma olen. McCloudi Kalkin. Piraadid. Sarah Jessica Parker. Barbie. Arukad blondiinid. Produtsent. Oi, supermees! Kai. Üks printsess hästi kaugest muinasjutust. Ma olen ka printsess. Mina olen punametsikene. Lotte. Buratino.
rahvas tuleb siia poole nüüd. Lühifilm G4 Noorteklubi Oscarite galal. Parim lühifilm Unistus. Unistuse meisterajad tulevad, võtavad vastu Oscarid. G4 Noorteklubi talvepäevade Oscarite galal pärjatakse parima multifilmi tiitliga. Ma ei tea, kas ma ütlen nüüd selle multifilmi õigesti, aga see on see, kus propageeriti G4S-i. G4S-i multikas. Telliskivi multikas. Hurraa! Parim muusikavideo on Tuva Kärbes! Hurraa!